Voh, nii, panin salvestama ka, et ühe korra veel, et mina olen hull teadlane, Tartu Ülikooli muuseumis oleme või noh, mina olen, teie olete seal, kus teie olete. aga me räägime nüüd natukene siis liikumisest ja meie siis sellest uurimistööde konkursist, mille nimi on Kuidas kulgeb. nii et loodan, et teil kõigil kulgeb väga hästi, minul küll kulgeb väga hästi ja saite siin võib-olla vaadata vahepeal minu ühte ägedat sihukest masinakest ka, loodan, et saite juba vaadata, et huvitav, see käib kogu aeg ringi ja ringi, et mis see küll võiks olla. aga, aga ma hakkan võib-olla algusest pihta, et te saatsite mulle mõned küsimused küll ka, aga mitte nagu väga palju. kui kellelgi on veel küsimusi, siis võite julgelt siin juurde küsida. aga ma mõtlesin, et ma hakkan hoopis pihta sellisest mehest nagu Newton. kas keegi on kuulnud temast natukene ka juba? et see oli üks hästi kuulus siis füüsik. tema on tuntud selle loo poolest, võib-olla keegi on kuulnud, et ta istus õunapuu all ja siis talle kukkus õun pähe ja siis ta järsku selle järgi sai aru, miks asjad liiguvad nii, nagu nad liiguvad. kas keegi on seda lugu kuulnud kunagi? et see on selline natukene nagu sihuke naljakas müüt võib-olla kohati ka, ega me päris täpselt kindlad ei ole, et talle just nimelt õun pähe kukkus. aga, aga igatahes ta oli üks väga tark mees ja mõtles väga palju väga tähtsaid asju välja. ja temal olid siuksed kolm liikumise seadust. no tegelikult tänapäeva füüsikud natukene teavad küll juba täpsemalt ka, kuidas asjad käivad, aga need ikkagi üldiselt töötavad päris hästi. ja esimene reegel neist on siis see, et kui mingi asi liigub, siis ta tahab jääda samamoodi liikuma. et tegelikult asjad ei jää iseenesest seisma justkui, miski takistab neid või paneb nad seisma jääma. ja ma ei tea, kui te vaatate seda masinat, kas tundub ka, et see ei jää kunagi seisma või? siis võib-olla tundubki loogiline, et näed, saabki teha selliseid asju, mis ei jää kunagi seisma. aga sellega on nüüd natukene väike aga, et selles maailmas, kus meie elame, olete tähele pannud küll, kui sa paned mingi palli veerema näiteks, siis see ju ikka alati jääb seisma mingi hetk, ta ei jää igavesti veerema. no mis teda siis takistab? no ta võib kuhugi pihta põrgata, aga lõpuks on ka lihtsalt see, et see pall hõõrub vastu seda asja, mis ta veereb ja mingi hetk ta jääb seisma. või eriti, kui ma lükkan, keegi küsis ka, et miks pall veereb paremini kui klots näiteks. et kui ma, või liigub paremini, et kui ma klotsi lükkan, siis see jääb päris kohe seisma. pall jääb kohe tükiks ajaks veerema. aga see on sellepärast, et pall puutub selle lauaga kokku ainult ühes väikeses punktis ja sealt ta korraks hõõrub vastu seda lauda, aga siis ta kohe nagu keerab ennast ja siis puutub järgmise punktiga ja jälle keerab ennast ja keerab ennast. nii et see tema hõõrumine vastu seda lauda on väga-väga väike, aga sellel klotsil on päris suur, nii et tema jääb päris kiiresti seisma. ja isegi kui meil seda lauda ei ole näiteks, et kui sa viskad ka, kui mingi õhus kasvõi mingi asi liigub, siis ka tegelikult ta jääb mingi hetk seisma lihtsalt sellepärast, et õhk jääb talle ette. näiteks on meil siis võimalik igasugu pendleid võtta ja kasutada, need jäävad võib-olla tükiks ajaks kohe liikuma. kui ma võtan need, mul on siin üks hästi lihtne sihuke pall, panen ta nagu kõikuma, ta mingi aja kõigub, aga siis ta jääb seisma. kusjuures meil on muuseumis üks hästi-hästi suur pendel, mis võib mingisugune tund aega lausa niimoodi jääda kõikuma, aga mingi hetk jääb isegi see seisma. ja miks? no sellepärast, et ta põrkab vastu õhuosakesi. et igal pool meie ümber on õhk ja iga kord, kui see asi liigub, siis ta põrkab vastu neid osakesi, mis siin tema ette jäävad. ma ei tea, ma näen osasid teid ka, siis saabki vaadata, kas te kuulete mind ikka hästi. tõstke korraks oma käsi üles ja vehkige edasi-tagasi. see on ikka katse, mida mulle meeldib teha. et kõik saate lehvitada mulle. kas te tunnete ka mingisugust tuult või midagi või sihukest, et teie käsi nagu puutuks millegi pihta? loodetavasti tunnete, et see on siis õhk, mille pihta teie käsi põrkab. ja kui keegi on kunagi autost, näiteks aknast käe välja pannud, mida muidugi ei tohi teha, eks, aga no siis sa oled tundnud sihukest väga tugevat tuult võib-olla ka vastu oma kätt. nii et igal pool meie ümber on õhu siuksed väikesed osakesed ja need takistavad igasugust liikumist. et autol tegelikult ongi üks suuremaid siis asju, mis teda peatab pidevalt, et ta peab kogu aeg oma mootorit käimas hoidma, et üldse edasi sõita,
ongi siis seesama õhk, mis kogu aeg siis põrkab vastu seda autot. aga küll natukene need rattad ka, mis hõõruvad vastu siis seda asfalti või seda sõiduteed siis. nii et mõlemad need hõõrumised siis takistavad pidevalt. aga siit võib-olla tulebki küsimus, et kuidas siis see asjandus mul siin töötab. et see on ju päris veider, et see siis nagu järjest käib ja käib ja käib ja käib. no muidu selle riistavuu nimi on siis topeltpendel, et tema on sihuke äge, et on nagu kaks osa on ühendatud ja need mõlemad siis liiguvad ja teda teeb tegelikult huvitavaks veel see ka, et ta liigub siis ettearvamatult, et siis me tegelikult ei saa hästi ette ennustada, et mida ta siis järgmisel hetkel täpselt teeb. nii et see on selline lõbus osa siis maailma sellisest ettearvamatusest, mis on igal pool. aga see, et ta jääb siis lõputult ringi käima, see on tegelikult loomulikult trikk, et kui te kuskil ükskõik vahepeal võite võib-olla, ma ei tea, kui te vaatate mingeid lühivideoid kuskilt või midagi sihukest, siis te võite ka sattuda mingi video peale, kus tundub, et mingi asi jääb igavesti lendama, mingi kuulike näiteks hüppab ja järjest kogu aeg edasi ja edasi. ja siis keegi ütleb, et jaa, et on leiutatud selline masin, mis ei jää kunagi seisma ja siit tuleb nüüd tasuta elekter või midagi sihukest. aga ei, kahjuks nii hästi ei toimi. alati seal on mingisugune trikk. nagu füüsikud ikka armastavad öelda, et kõige raskem osa igavesti liikuva masina ehitamise juures on see, et kuhu patareid ära peita. ehk siis kuskilt ta ikkagi seda energiat peab juurde saama, muidu see õhutakistus paneks ta seisma. ja mina võin ka teile näidata, mul on siin selle masina all on tõesti täiesti nähtavalt patareid, mis hoiavad seda tegelikult siis kogu aeg töös. nii et ükskõik, mis sihukest sarnast asja te näete, siis kuhugi need patareid peavad olema tõesti siis ära peidetud. aga siis tuleme järgmiste seaduste juurde. et teine seadus Newtonil on siis põhimõtteliselt ütleb seda, et seda, kui palju jõudu on vaja, et mingi asi liikuma panna, nii-öelda kiirendama siis, et see oleneb siis selle asja siis raskusest või massist, öeldakse siis täpsemalt. et see mass on põhimõtteliselt siis see, et kui kerge või raske miski on. minul on siin kaks palli näiteks, põhimõtteliselt sama suured, üks on tennisepall, teine on sihuke hästi pehme ja hästi kerge pall. ja kui ma neid lükkan, siis no ilmselt te kujutate ette ka, et mul on tegelikult palju lihtsam on alguses väikese puudutusega kasvõi ma saan selle hästi kerge palli liikuma lükata, aga see tennisepall nii kergesti liikuma ei taha hakata, et tema nagu teda on raskem liikuma saada. ja no kui sa mõtled ka, isegi kui on auto, millel on rattad, mis veerevad väga hästi, siis see auto, kui ta on väga raske, siis sul on ikkagi raske teda ju liikuma lükata või mingi rong või midagi sihukest, eks. et mida raskem mingi asi on, seda raskem on seda liikuma saada. ja see on selline huvitav asi, mis ma arvan, on liikluses tegelikult ongi hästi oluline ka. et ma ei tea, kui väga teie kardate kiiresti sõitvaid autosid? võib-olla natukene kardate, aga ilmselt see on, kui ma vaatan mul on sellised väiksed kaks tütart, siis nendega on nagu natuke naljakas see, et nad kardavad igasugu naljakaid asju, ämblikku, võrke ja mingeid selliseid asju, aga millegipärast kiiresti sõitvad autod nende jaoks tundub, et ei tundu nagu eriti ohtlikud. aga tegelikult auto on väga raske ja kui ta sõidab ka kiiresti, siis selles autos on tohutult palju energiat, et kui sinna miski nagu ise nagu ette jääd või midagi sihukest, siis see ongi väga eluohtlik, et liiklus on ilmselt nagu sellise tavalise lapse jaoks üks ohtlikumaid asju. teine võib-olla on siis, ma ei tea, kõrgelt kukkumine või midagi sihukest ka, aga igatahes, et seal on siis hästi-hästi palju energiat. ja kolmas seadus on see, et igal nii-öelda jõul, mis kuhugi midagi lükkab, et sellel on ka siis vastupidine jõud, et kui sina lükkad midagi, siis piltlikult öeldes see asi lükkab sind nagu vastu põhimõtteliselt, et need jõud on alati vastupidised. et sina, no see on näiteks, et kui noh, võib-olla see on nüüd natuke nagu veider näide, aga ütleme, kui näiteks tulistada midagi mingist relvast, siis see relv ka liigub tahapoole selleks, et see kuul saaks sealt siis eest välja lennata. aga ma arvan, et üks sihuke lihtsam näide, mida teie saate ise ka proovida, et õhupalli olete, ma usun, kõik näinud.
puhume ühe õhupalli täis ja nagu ma hoian seda õhupalli nüüd niimoodi, et ta on siia alla suunatud ja lasen ta lahti. No mis te arvate, mis juhtub? Esiteks ma võin näidata, et kui mul siin on see õhupalli suu avatud, siis ta purskab seda õhku välja, eks. Õhk lendab mulle vastu nägu. Aga samal ajal, kui õhk purskab siit siia suunas välja, siis samasugune jõud lükkab ka seda õhupalli siis teises suunas. Ja see on nüüd üks hästi oluline seadus näiteks igasuguste lendavate asjade ehitamisel, eriti rakettide juures, sest raketid peaaegu et ongi nagu siuksed no õhupallid, ainult et nad teevad seda õhku kogu aeg siin juurde nii-öelda, et seda tuleks siit purskaks nagu välja. Aga põhimõtteliselt nad toimivad niimoodi, et siit alt purskab hästi-hästi kõvasti, hästi palju õhku ja siis see rakett saab siis lennata. Aga proovime siis järgi ka. Nonii, laseme ta siis lahti. Oih, ma ei tea, kas te üldse nägite, kuidas see ära lendas, aga lendas päris kiiresti. Et siis see õhk liigub ühes suunas ja see õhupall liigub teises suunas. Ja sellega saab kusjuures igasugu vahvaid asju teha ka. Ma mõtlesin, et kas ma leian, mul viimase hetkel tuli nagu meelde, et me vahepeal siin isadepäeva programmides tegime siukseid autosid ka. Autot on tegelikult päris lihtne ise meistridada, võite ise proovida ka, et minul on siin, näete, selline auto tehtud, millel on siis lihtsalt selline nagu nii-öelda kest, mille peale kõik kinnitub. See on üks sihuke tugeva papitükk. Siis on mul siia kõrred liimitud alla kinni. Mina panin kuuma liimiga. Siis siit kõrrest on läbi pandud siis grilltikk ja grilltiku külge on siis liimitud need pudelikorgid, mis on siis rattad. Ja noh, kui see rattad on selle grilltiku küljes, kui rattad liiguvad, siis see grilltikk liigub seal kõrre sees. Aga kuna see grilltikk ise ei ole selle aluse külge kinnitatud, siis ta saab niimoodi vabalt sõita. Ja see on mul tehtud siis sihuke purjeauto põhimõtteliselt, sest me katsetasime ka seda, et kuidas siis purjekad töötavad. Et see on ka päris naljakas, ma ei tea, kui te olete mõelnud selle peale. Kui te kujutate ette, kuidas üks purjekas liigub, siis võib-olla te kõik kujutate ette, et tuul peab puhuma tagant selle purjele, eks? Et siis on ju loogiline, tuul puhub tagant, puhub siia purje otsa ja siis lükkab seda purjekat edasi, on ju. See on iseenesest täitsa õige, niimoodi saab purjekas sõita küll. Aga enamasti, või kuidas see siis on, kui te mõtlete, et nüüd üks purjekas näiteks läheb sadamast, hakkab sõitma, tuul puhub ilusti tagant, siis sõidab mere peale. Kas ta nüüd peab siis passima seal keset merd ja ootama, et tuul hakkaks teiselt poolt puhuma, et ta saaks tagasi sadamasse? No õnneks ei pea, eks. No tänapäeval muidugi on igasugu mootorid ka peal, aga ka vanasti ju purjekad olid väga tähtsad. Siis ka, ega nad ei pidanud ootama, tegelikult purjekas saab sõita põhimõtteliselt ka vastu tuult. Peaaegu et kui tuul puhub, siis otse talle vastu sealt, kus ta tahab sõita, siis ta ei saa küll otse tuule poole sõita, aga ta saab sõita niimoodi viltu tuule poole. Sest kui, ma ei tea, kui hästi te siit näete, aga kui tuul nüüd puhub näiteks siit külje pealt ja puhub siia vastu seda purje, siis õhuosake põrkab selle purje pihta ja siis see puri on sellise nurga all, et see õhuosakene põrkab nagu siia purjekast tahapoole. Ja nagu te mäletate, siis see seadus, mis see nüüd oli, et kui see õhuosakene hakkab liikuma siia suunas, siis järelikult ta peab lükkama seda purjekat sellest teisest suunas sinna edasi. Nii et kuigi see õhk tuleb siit otse niimoodi külje pealt, siis kuna ta liigub selles suunas, siis ta purjekat lükkab sinna suunas. Nii et purjekas saab sellise külje pealt puhuva tuulega väga-väga hästi sõita. Ja niimoodi ta saabki sõita niimoodi natukene sinna tuule poole ja siis natuke teisele poole ja niimoodi kogu aeg järjest edasi ja edasi. Võime isegi korra proovida seda ka. Ega ma vaatan, kas ma saan puhuda äkki selle sama õhupalliga. No vaatame, kuidas meil toimib. Ma panen õhupalli siia teie poole ja siis puhun selle purjeka juurde. Vaatame, kas ta hakkab liikuma. Okei, see õhupalli tuul on natuke liiga tugev. Ma muidu tegin seda meie isadepäeva programmis ühe väikse fööniga, see toimis natuke paremini, aga võite ise proovida, võite proovida ka purjekaid meisterdada. Või üldse siis selle purje asemele võite ka siis kleepida kas või siia samma külge õhupalli ja kui sa siis puhud selle õhupalli täis ja lased ta lahti, siis ta ka lükkab seda autot väga mõnusasti edasi, et tuul puhub siia tahapoole välja
ja auto peab siis hakkama teises suunas liikuma. Vot, aga keegi küsis veel, üks küsimus, mis mulle saadeti, oli küll see, et mis asi see hõõrumine siis päris täpselt üldsegi on, et okei, et meil nüüd siis see klots näiteks hõõrub vastu seda lauda, et mida see siis täpselt tähendab? No põhimõtteliselt isegi väga-väga siledad asjad on tegelikult natukene nagu konarlikud. Ja kui me vaataksime nüüd väga lähedalt mingisuguse mikroskoobiga, siis iga pind mingist, kui sa piisavalt lähedalt vaatad, tundub sihuke nagu sakiline. ja kui sul on kaks sihukest sakilist asja, mis sa hõõrud oma, noh, liiguvad nagu erinevates suundades ja nad nagu suruvad üksteise peale, siis nad jäävad nagu mõnest kohast natuke nagu kinni üksteise taha, niimoodi need sakid. ja sinna tegelikult lähebki kogu see jõud, et need nagu sakid justkui jäävad üksteise taha kinni ja sealt see hõõrumine siis ka tekib. ja selles mõttes ongi see, et mida siledam mingi asi on näiteks, mida vähem need sakid kuidagi üksteise taha kinni jäävad, seda siis nii-öelda paremini miski libiseb. aga hõõrumine ongi kuulsalt ka üks väga keeruline asi mingis mõttes. näiteks seda küll keegi otseselt ei küsinud, aga see küsimus, et miks jää on libe, on siiamaani mingis mõttes teadlaste jaoks natukene nagu keeruline asi, mida vastata. Tükk aega arvati, et see on sellepärast, et siis, kui sa nii-öelda oled mingi uisuga näiteks jää peal, et siis see uisk surub vastu jääd nii kõvasti, et see jää muutub veeks, muutub vedelaks täpselt seal uisu all ja siis see teeb selle jää kuidagi eriti siledaks ja siis sa libised seal peal. aga nüüd me teame, et see tegelikult päris tõsi ei ole, et seal ta ikkagi niimoodi vedelaks ei muutu, kuigi survega saab küll jää vedelaks muutuda, see on ka üks äge katse, mida te põhimõtteliselt võite praegu proovida, kui tahate. võite teha ühe siukse jääkuubiku ja siis panna mingi raskuse sinna alla rippuma ja panna ainult väikese niidiga, mingi tugeva niidiga, tamiiliga näiteks, panna see sinna jäätüki peale ja kui sa tuled mõne aja tagant, aja pärast vaatama, siis see niit läheb järjest sügavamale sinna jäätüki sisse, kuni lõpuks ta kukub sealt siis täitsa läbi, sest et see niit ja see raskus, kui see on piisavalt suur, siis ta saab sulatada seda jääd küll. aga me teame, et see ei ole ka päris täpselt see, miks jää libe on, nii et see hõõrumine ei ole ka väga lihtne teema ja teistpidi on ka see, et kui asjad on väga siledad, näiteks sul on kaks klaasi, mis on tohutult siledad ja sa need paned üksteise vastu, siis veidral kombel nad võivad hoopis veel tugevamalt kinni jääda, kui muidu, et see on, et see, kui vaadata nüüd hästi väikesel tasemel maailma, siis seal hakkavad hoopis erinevad jõud tööle, et needsamad Newtoni seadused, mis me siin siis rääkisime, et need kehtivad ainult sellisele suurele maailmale. ja kui me lähme hästi-hästi väikesele tasemele, siis seal hakkavad ka igasugused muud jõud siis olema olulised ja siis see läheb natukene keerulisemaks ka kogu see liikumise asi. aga ma muidu tahtsin teile veel näidata, iseenesest küll selle hõõrumisega, mul on siin üks äge sihuke katse, kunagi ma võib-olla mõnele olen juba näidanud ka heli teemas, ma näiteks näitasin seda, et mul on siin üks selline ketas, mis on ka hästi raske. see ongi siis selleks, et tal oleks võimalikult palju seda energiat justkui selles liikumises, sest massis, mäletate, mida raskem mingi asi on, seda raskem on seda asja liikuma saada, aga tegelikult siis vastupidi on ka seda raskem nagu seisma saada. et kui auto sõidab, siis seda on raskem ka seisma saada, eks. nii et ta on niisugune raske ketas ja siis mul on siin üks hästi sile peegel, et see hõõrumine oleks hästi väike. ja kui ma panen selle nüüd siia niimoodi keerlema, siis ta mingi hetk jääb seisma, aga tal läheb päris kaua aega. no ma ei tea, kas te jaksate ära oodata, vaatamegi kohe, et mitu minutit see siis meil võtab. aga loodetavasti te kuulete ka natukene seda, et ta siis samal ajal teeb sihukest naljakat häält, mis läheb järjest kõrgemaks, sellepärast et ta hakkab järjest, mida madalamale ta vajub, seda kiiremini ta hakkab nagu ringi käima ka. aga no paneme siis selle siia, siis te saate näha. noh, mis tund teil järgmine tund?
jääbki käima. Oli sile, juurgemine oli väike, aga see oli raske. Mida? Mul on ka kodus hästi raske magnet. Magnet vist on, magnetil on need muud jõud ka, eks ju, et see ei tohiks vist magnet olla. Selle katse jaoks vist ei tohiks magnet olla. Aga ta ei ole üldse paigal ja nüüd ütles, et vaata, mida madalamale ta vajub, seda kiiremini ta käib, näete. Ta on nagu raske ja see aluspinn on nii sile. Nüüd vist No nii. 7-6. No nüüd lõpuks jäi seisma ka. Et päris kaua käib ringi, eks. Et tal, jah, nagu, Jana, jah, teil on vist see hääl sees. Et teid oli natukene kuulda, aga ei ole hullu. Aga jaa, et ta käib päris kaua. Et eks ma võtan ta ilmselt kaasa ka. Ma ei tea, kas ma nüüd, ma ei tea, kas ma päris kõigi juurde teile tulen. Aga kelle juures käin, siis saate seda ka näha. Aga ta on sihuke vahva, sihuke väike teadusmänguasi siis. Kas muidu, kui kellelgi on nüüd vahepeal endal mõni küsimus tekkinud, siis võite neid ka siin küsida. Ma mõtlen, mis mul veel siin küsitud oli. Üks, mis saadeti küll küsimus, on see, et miks pikemate jalgadega saab kiiremini edasi. See on ka selles mõttes hea küsimus, aga ma ise mõtlen, et kindlasti, kui sul on pikemad jalad, siis on ju iga su samm saab olla pikem, eks? Selles mõttes on nagu väga loogiline. Aga kui sa suudad neid samme teha palju-palju kiiremini, siis iseenesest sa võid ka olla väga kiire, eks? Lihtsalt, kui sa tahad kõndida niimoodi, et su jalad liiguvad enam-vähem samas rütmis kui teised, siis sa kõnnidki natukene nagu vähem, kui sul ei ole nii pikad jalad. Et pead siis nagu justkui kiiremini kõndima pidevalt. Aga põhimõtteliselt saavad olla ka mõned väga väikeste jalgadega või mõned putukad näiteks võivad ju olla väga-väga kiired iseenesest, kui neid vaadata. Aga siis nad peavad jah, selle rohkem siis vaeva nägema sellega, et kui kiiresti nad oma jalgu liigutavad. Aga üks asi, mis ma mõtlesin veel muidu rääkida küll, on see, et noh, üks on see liikumine, mis meil siin siis maa peal toimub. Teine on ka siis see, et kus on natuke nagu ägedam võib-olla, et saab ollagi mingi asi, mis jääb selles mõttes igavesti liikuma. Et kui me lähme siit maa pealt ära nagu kosmosesse, siis seal õhku ei ole, nii et seal ei ole ka seda õhutakistust. Nii et selles mõttes, kui sa tahad teha mingisugust igavesti liikuvat masinat, siis see ei olegi selles mõttes eriti nagu keeruline, et kui sa paned kosmoses mingi asja piisavalt kiiresti ühes suunas liikuma, siis no kuigi ta mingi hetk ikkagi põrkab mingite asjade pihta ja natukene ikka aeglustub, siis üldiselt seda toimub nii vähe, et meie inimeste jaoks sisuliselt ta jääb küll nagu igavesti liikuma. Et selles mõttes saab kosmoses seda olla. Ja kui te mõtlete ka selle peale, et kuidas näiteks kuu liigub ümber maa või maa liigub ümber päikese või satelliidid liiguvad ümber maa, siis need ka põhimõtteliselt, kui nad on juba liikuma saanud, siis nad jäävadki niimoodi liikuma, sest neil ei ole siis seda õhku, mis neid kogu aeg siis maha või aeglustaks siis maha. Nii et see on nagu üks hästi äge asi, et kui sa saad maakerast mingisuguse siis satelliidi piisavalt kaugele ja noh, tegelikult mitte ainult see kaugus ei ole oluline, vaid ongi siis tema kiirus oluline, et ta liiguks siis piisavalt kiiresti ümber maakera, siis ta jääbki sinna ümberringi käima. Ja lisaks veel, kui sa juba lihtsalt ka see, et sul ei ole nii-öelda siis seda gravitatsiooni, mis kukutab asju maha, et ka see saab päris naljakaks juba liikumise teha. Et üks vahva asi on, mida saate vaadata, iseenesest on igasugu videoid üles pandud siis teadlastest, kes on siis siin selles rahvusvahelises kosmosejaamas, mis ümber maakera ringi käib kogu aeg. Ja seal saab ka vaadata, et kuidas asjad liiguvad siis kosmoses, et kui nad ei ürita kogu aeg alla kukkuda, siis asjad liiguvad väga naljakalt, et sul ongi näiteks mingi vedelik, saab jääda õhku hõljuma ja siis ta tõmbab ennast sihukesesse puntrasse kokku
ja sa saad teda liigutada näiteks niimoodi, et sa paned sinna vedelikule, paned oma selle näpu kuskile külge ja siis natukene lohistad teda. ja üldse ise ka, kui sa jääd kuskile õhku hõljuma, siis sa ei saagi võib-olla kuhugi väga hästi minna, sest sul on vaja ennast lükata mingi asja vastast kuhugi selleks, et liikuda. et kui sa jääd sinna keset õhku, siis sa jääd sinna nagu vehkima võib-olla mingil määral ja on nagu päris raske nagu edasi liikuda, et sa võid proovida natuke nagu õhu sees ujuda, nagu meie vee sees ujume, aga see ka nagu väga hästi sind nagu edasi ei liiguta. nii et asjad liiguvad selles mõttes väga naljakalt, kui nad on siis kosmoses, et ma seda soovitan täitsa vaadata küll. ja soovitan ka proovida jah, ise võib-olla meisterdada mõnda masinat, et eks ma võin saata teile ka, et kuidas meie neid erinevaid siis purjekaid ja õhupallisõidukeid meisterdasime. sellised õhupallihõljukid on veel päris vahvad, mida teha, et kunagi ammu-ammu, ma ei tea, teie ei olegi neid selles mõttes ju kasutanud, aga olid siuksed asjad nagu CD-plaadid, mis on siuksed ümmargused, kus peal oli siis näiteks muusika. ja kui sinna peale teipida õhupall, siis saab teha siukse ägeda hõljuki, mis siis natukene niimoodi ringi liigub. aga ma arvan, et ma ise praegu hetkel rohkem ei räägikski teile, et kui teil on veel mingeid küsimusi, siis võite veel siin kirjutada, et võite mõelda, kas kellelgi on mõni küsimus, kui võib-olla ka lihtsalt tegelikult selle konkursi enda osas ka. ma tean, et enamik teist on küll väga kogenud juba, olete juba palju kordi osalenud, et mind täitsa kohe huvitab, et mis põnevaid igasugu asju teil siis sel aastal tuleb. aga ja, et siiski võib olla võib-olla mõni korralduslik küsimus. et kui selliseid on ka, siis võite ka julgelt küsida. et õpilased, teie võite siis oma küsimusi õpetajatele edasi öelda, siis nemad saavad kirjutada mulle siia, siis või saavad öelda ka, jah? kuidas paberlennuk kõige paremini lendaks? ahaa, kuidas paberlennuk kõige paremini lendaks, oleneb, mis sa mõtled selle all, et kõige paremini. saab teha hästi kiiret paberlennukit, siis on oluline see, et ta nii-öelda lõikaks läbi õhu väga hästi, et ta oleks sihuke mitte väga laiade tiibadega näiteks, see oleks sihuke pigem pikk kui lai siis ja või siis sa tahad sellist teha, mis jääks nagu väga kaua aega lendama. mis sa pigem mõtled? kaua lendama. pigem kaua lendama, niimoodi. no siis ongi iseenesest kõige olulisem on see, et tal oleks siis sellised laiad tiivad ja põhimõtteliselt lennukitega, paberlennukitega on see asi, et neil on kaks asja, mis tasakaalustavad üksteist. üks on see, et tema nina võiks olla natukene raskem, et ta nina ei liiguks nagu liiga üles, sest kui lennuk liigub niimoodi liiga üles, siis ta kaotab oma nagu kiiruse ära ja kukub alla. aga teistpidi jällegi, kui ta nina on liiga raske ja ta kukub täitsa alla, siis ta lihtsalt kukubki niimoodi pots alla, nii et seal on ka üks huvitav nipp on siis teha niimoodi, et see lennuki nina oleks natukene raskem ja siis samas tiibadega saad teha niimoodi, et tiivad keeraksid lõpus seda õhku natukene üles, sest siis see kallutab seda paberlennukit niimoodi natukene alla ja need kaks jõudu siis tasakaalustavad üksteist ära ja siis saab see lennuk lennata niimoodi päris pikka aega, et on igasugu erinevaid viise, kuidas neid voltida. mu üks klassivend oskas kunagi väga-väga hästi paberlennukeid voltida, seal on muidugi on oluline ka see, et mitte ainult, et sa ei tea, kuidas seda teha, vaid sa oled ka seda harjutanud ja proovinud, sest et iga väike muutus mõjutab päris palju. aga tema oskas teha sellist, et kui see tuulevaiksel päeval lasta kõrgelt aknast alla, siis sa näed, kuidas see lendas niimoodi tohutusse kaugusesse. et see ei olnud selline, mida oleks hea visata võib-olla nii väga kaugele, aga siis, kui ta kuskilt kõrgelt alla lasta, siis ta nagu hõljus hästi pikka aega. et siis on jah, oluline pigem tiivad suured ja see tasakaalustus nagu hästi teha. aga aitäh küsimuse eest. kas kellelgi veel tuli mõni küsimus vahepeal? kuidas võiks asju pidurdada, kui need liiguksid allamäge? kuidas võiks asju pidurdada, kui nad liiguvad allamäge? no pidurdamiseks on igasuguseid meetodeid, on ju, näiteks
Autodel on niimoodi, et rataste peal on sellised siis nii-öelda klotsid, mis saavad hõõruda vastu justkui neid rattaid, vähemalt mingist kohast siis, ja siis järjest pidurdada seal selle rataste hõõrumisega seda liikumist. aga no teine viis on näiteks siis õhutakistuse kaudu, et saab siis, see on nagu see kõige lihtsam võib-olla, et teha endale justkui nagu mingi langevari siis taha, on ju, sest mida suurem on see pind, mis vastu õhku nagu liikuma peab, seda rohkem see pidurdab. et sellega töötavad näiteks ju langevarjud, on ju, et kui keegi kukub, on ju, lennukist alla, muidu oleks väga halb, aga kui sul on langevari, siis sa teed selle pinna, mis seda õhutakistust püüab hästi suureks ja siis saab tegelikult täitsa ilusti niimoodi rahulikult maani välja kulgeda, et see on üks sihuke päris hea taktika, kuidas siis pidurdada, et ära kasutada seda õhutakistust, mis nagunii meid pidurdab. aga muidu jah, peab kas nii-öelda miski hõõruma, siis teine asi, et miski võib jääda ette ja pidurdada, on ju. et alati, kui mingi asi põrkab vastu midagi, siis see ka pidurdab. ja siis õhutakistus, et ma arvan, need on kõige paremad pidurdamise variandid. nii. Kas Kärdlast oli vist keegi veel tulemas küsima midagi või? Võite küll veel küsida ka. jah. kas see on võimalik, et inimene saab vee peal ka kõndida? kas on võimalik, et inimene saab vee peal kõndida? No selles mõttes meie füüsika järgi ei tea küll, et niimoodi lihtsalt saaks. Siis peab tegema midagi, ma ei tea, saab siis teha mingisugust võib-olla trikki. No näiteks üks asi, ma olen näinud mingeid videoid, kus on inimesed, kes kõnnivad vee peal, on ju. Et siis seal on vee all näiteks pandud mingisugused matid, mille peal ta saab siis kõndida kiiresti. aga no selles mõttes, et see oleks ikka päris mingi suur ime, et keegi kõnnib vee peal. Aga on loomi, kes suudavad vee peal joosta. et on, ma ei mäleta nüüd seda nime, aga on sihuke sisalik, kellel on siuksed piisavalt suured jalad ja tema siis jookseb piisavalt kiiresti mööda vett. et kui sa, noh, kui sa lööd näiteks käega vastu vett, siis sa ju tunned seda, kuidas see on päris tugevalt hoiab sind tegelikult tagasi. Alguses see vee pindpinevus nii-öelda on hästi tugev ja seda ära kasutades siis, kui sul on piisavalt laiad jalad ja sa piisavalt kiiresti paterdad sinna vastu vett, siis sa saad jääda, püsida küll seal vee peal põhimõtteliselt, jah. aga inimene, ma ei tea, vist ma arvan selles mõttes, et isegi kui panna siuksed väga suured lestad jalga ja väga palju trenni teha, siis ma arvan, et ikkagi ei saaks sellega hakkama. nii, kas kellelgi on veel küsimusi? siis vist hetkel rohkem ei ole. tuleb. Kui tugevam, kui raskem asi kukub alla, kas see kukub siis kiiremini kui see kergem asi? sa küsisid, et kas põhimõtteliselt, kas raskem asi kukub kiiremini alla kui kergem? kas nii? jah. ja põhimõtteliselt sellega on nüüd huvitav asi, ma saatsin teile ühe selle materjali ka, eks te saate seda proovida, aga mul on siin, no ongi need 2 enam-vähem sama suurust palli. kas proovime korra või? oota, ma vaatan, kas ma enda video peale saan panna niimoodi, et ma näeksin ennast suuremalt. no okei, praegu vist ei saa, aga teie mind näete muidu video pealt või? saate ise panna seda muuta, on ju, jah. nii, panen siia laua ja kui mul on nüüd 2 palli, lasen nad korraga lahti, siis no ega siit vist väga midagi ei näe. aga üldiselt on niimoodi, et vahet ei ole, kas asi on raske või kerge, siis kuna on seal 2 asja, mis tasakaalustavad üksteist ära, ehk siis põhimõtteliselt see,
kui kõvasti maakera tõmbab mingit asja enda poole, on küll nagu oleneb sellest, et kui raske see asi on. ta tõmbab kõvemini seda asja, mis on raskem. aga nagu te mäletate, siis raskemat asja on ka raskem liikuma saada. nii et tegelikult siis need kaks asja täpselt nullivad üksteist ära, et raskema asja tõmbamine enda poole on siis ka raskem, nii et kuigi ta tõmbab kõvemini, siis ta lõpuks nii-öelda nad hakkavad siis liikuma või kiirendama siis samamoodi. aga kui me rääkisime enne siin sellest õhutakistusest või sellest õhust, mis jääb igale poole ette, siis mida kergem on asi, seda rohkem teda see õhutakistus justkui nagu mõjutab. sest et õhutakistus huvitab sellest, et kui suur on sinu pind ja selle järgi ta siis takistab sind. aga raskemal asjal on siis seda energiat justkui rohkem sees, aga pind on ikkagi sama suur. nii et teda see õhutakistus mõjutab vähem. ja mis siis sellest tuleb, on see, et lõpuks need raskemad asjad hakkavad mingi hetk nagu kiiremini kukkuma küll, siis kui see õhutakistus on siis nii-öelda kinni pidurdanud selle kerge asja kiirendamise. ehk siis põhimõtteliselt on niimoodi, et igal asjal, mis õhu käes siis kukub, on siis mingisugune tippkiirus, millega ta üldse kukkuda saab. et mingi hetk ta enam kiiremini ei liigu, sest õhutakistus muutub siis sama suureks, kui on siis see maa külgetõmbejõud põhimõtteliselt. ja sel hetkel tema jääb siis sama kiiresti kukkuma, aga see raskem asi, tema ei pruugi olla veel oma seda lõppkiirust saavutanud, siis tema hakkab kiiremini kukkuma ja siis ta võib jõuda kiiremini alla. aga jah, see kuulus näide on muidu küll siis Galileost, kes kukutas siis sealt siis Piisa tornist vist oli see need kaks kuuli alla, üks oli väike ja teine oli suurem ja siis need kukkusid samal ajal siis maha. ja sellest ta siis avastas selle justkui, et raskemad asjad tegelikult ei kuku kiiremini. aga jah, kui ta oleks need veel palju kõrgemalt kukutanud, siis oleks see erinevus olnud võib-olla näha küll. nii et see on selline nii ja naa küsimuse vastus, jah. Kosmoses kusjuures on küll niimoodi, et seal kukuksid need kõik asjad täpselt sama kiiresti, et ei oleks üldse vahet. vot. nii, kas kellelgi on veel küsimusi? jaa, tegelikult oota, ma vist panin selle ka sinna materjali, kes ei ole seda materjali veel vaadanud, siis seal on üks hästi äge video ka sellest, et mitte ainult kosmoses, vaid on tehtud ka üks hästi suur ruum, mida saab siis täiesti õhust tühjaks pumbata niimoodi, et seal ei ole üldse õhku. seal on siis vaakum, öeldakse selle kohta. ja seal saab siis teha niisugust katset, kuna see on piisavalt suur ruum, siis saab kukutada korraga, ma ei tea, seal oli vist äkki kas sulg ja bowlingupall või midagi niisugust või haamer ja sulg vist olid. ja need kukuvadki siis sama kiiresti maha, sellepärast et kui õhk ei takista seda sulge, siis ka tema kukub täpselt sama kiiresti kui haamer, mis on päris nagu veider mõelda. aga võite siis selle video välja otsida sealt. Kas kellelgi on veel mõni küsimus? jaa, kellelgi vist on? Metsküla koolist? jah, Kärdlast tuleb ka vist. nii. siis maa peal. Neid küsinud. et kui maa peal on tõmbekülg sihuke jõud, siis kuidas kosmoses ei ole? no põhimõtteliselt on niimoodi, et kõik suured asjad tõmbavad, või no tegelikult kõik asjad, millel on üldse mingisugune mass või raskus, need tõmbavad asju justkui üksteise poole, aga see on veel natukene veidram ja keerulisem, on see, et no mingi hetk siis vähemalt see kuulus Einstein, keda te võib-olla olete kuulnud ka, et tema siis avastas selle, et nad mitte lihtsalt ei tõmba asju enda poole, vaid nad siis painutavad siis aegruumi niimoodi, et asjad põhimõtteliselt liiguvad rohkem otse, kui nad liiguvad nende poole. On võib-olla kõige loogilisem viis, kuidas teile seda nagu selgitada. Aga kosmoses põhimõtteliselt tõmbab küll maa ka ikkagi enda poole. Et sellepärast peavadki need satelliidid hästi kiiresti liikuma, et nad siis ei kukuks sinna maa poole. Aga see on, ma ei tea, kas keegi on kunagi näinud, no näiteks Ahaas on üks suur nagu laud,
kuhu sa saad panna siukse sendi, mis hakkab siis veerema ja siis seal on all sihuke auk ja siis see sent järjest veereb sinna augu poole niimoodi ja hakkab järjest kiiremini veerema ka. et see on natukene sarnane, et põhimõtteliselt kuigi ta painutab siis see raske asi painutab selle aegruumi nagu enda poole, siis kui see sent liigub piisavalt kiiresti, siis ta ei liigu otse sinna keskele, vaid ta liigubki seal ümber ja alles siis, kui see hõõrumine selle sendi nagu aeglasemaks teeb, siis ta kukub sinna sisse. aga nii kaua võib ta siis jääda sinna tegelikult lõputult keerlema, kui seda hõõrumist ei ole ja kosmoses õhku ei ole, nii et hõõrumist ei ole, nii et asjad saavadki käia ümber üksteise niimoodi hästi kaua aega. Ja kuidas õhku pole? kuidas ei ole kosmoses õhku, see on ka iseenesest hea küsimus, et õhk on ka siis koosneb väikestest aineosakestest, näiteks hapnik on seal ja süsihappegaas ja lämmastik ja need on noh, põhimõtteliselt kosmoses ei ole nagu mitte midagi, et see õhk, see, et ta üldse püsib siin maakera ümber, on pigem nagu väga suur ime ja väga kasulik asi, mis meil siin toimub. näiteks mõnel teisel planeedil võib olla õhku palju vähem, Marsil näiteks praktiliselt ei ole õhku, sest sealt lendab see väikene õhk, mis seal isegi on, lendab kogu aeg siis minema, aga maal aitab siis magnetväli kaitsta nii-öelda siis päikesetuulte eest, mis võiksid seda siis õhku ära ajada. ja no muidu seda õhku tuleb lihtsalt siit või noh, on ta kunagi siin maa ümber olnud ja püsib siin maa ümber, aga teda on jah, nagu sihuke väike kiht. et teda tegelikult ta ei ole üldse palju, et isegi kui te vaatate mingisugust gloobust ja kujutate ette, et kui paks see õhukiht on, mõni võib-olla arvaks, et mingi sihuke või selline, et umbes pool maakera või nii. tegelikult oleks siia näpuga isegi peaaegu, et võimatu näidata, see on väga-väga väike kiht, kus see õhk siin maakera ümber on, et see on väga õhukene kihikene siin maa ümber. et mõned satelliidid on tegelikult see koht, kus satelliidid ümber maa liiguvad, võib olla väga maale lähedal, sest juba seal õhku eriti ei ole. nii, aga Metsküla koolist tahtis kagi küsida midagi enne, jah? kui kiiresti maa liigub? kui kiiresti maa liigub, see on ka hea küsimus. see nüüd oleneb, mille suhtes sa mõtled, et maakera üks on see, et ta käib ümber iseenda, eks, keerleb niimoodi, siis ta keerleb ümber päikese või noh, tiirleb ümber päikese, öeldakse siis, teeb ringi ümber päikese ja päike ja maakera mõlemad veel sõidavad kosmoses tohutult ringi. meie oleme osa siis Linnutee galaktikast, kus on sadu miljoneid tähti ja need kõik liiguvad ümber siis selle galaktika keskel oleva ühe hiigelsuure musta augu. nii et ka päike ja maa samal ajal, kui nad liiguvad, siis nad liiguvad läbi kosmose, nii et küsimus on alati, et mille suhtes sa siis mõtled, et see liikumine on, et kas maakera, et kui kiiresti ta käib ümber iseenda ringi, kui kiiresti ta liigub ümber päikese või kui kiiresti ta liigub koos päikesega mööda siis seda Linnutee galaktikat edasi. et see kosmoses on nagu, see on sihuke veider asi jah, et meie oleme harjunud elama maailmas, kus on olemas all ja üleval näiteks on ju, kosmoses ei ole mitte mingit vahet, ei ole küsimust, keegi ei ole nagu võimalik öelda, milline täht on üleval pool, milline on allpool, kõik on lihtsalt igas suunas on igasuguseid asju. ja selles mõttes see ongi nagu sihuke veider, et mille suhtes me siis küsime, et ei ole sihukest nii-öelda baasasja, mis on paigal ja mille järgi me saame arvestada, et kuidas teised asjad liiguvad, vaid kõik asjad liiguvad ainult üksteise suhtes siis nii-öelda. Kõik, mis läheb musta auku, kas see jääbki sinna igaveseks? Põhimõtteliselt küll, jah. Mustast august saab välja tulla küll midagi, aga see on siis selline see on üks väga veider asi põhimõtteliselt, et selle avastas sihuke mees nagu Stephen Hawking, kes on ka üks hästi kuulus füüsik ja tema siis mõistis, et kuna nüüd füüsikud teavad sihukest veidrat asja, ma usun, et ei ole seda kuulnud, sest see on väga veider, et esiteks maailm koosneb sellistest väikestest osakestest ja nii, aga pidevalt, kui me vaatame veel väiksemalt, nagu veel väiksemalt, isegi kui aatomid ja molekulid, siis läheb asi veel veidramaks, sest vahepeal tekivad sellised osakeste paarid, mis on üksteise vastandid. ja need siis lihtsalt tekivad ei kuskilt
ja siis lähevad kokku ja kaovad ära. ja seda toimub pidevalt igal pool nii-öelda. ja mis siis Stephen Hawking siis aru sai, on see, et kui see osakeste paar tekib täpselt seal musta augu nagu piiri peal justkui, siis üks osakene kukub nagu musta auku sisse ja teine saab sealt siis välja. ja selle kaudu siis justkui mustast august kogu aeg lendab midagi ka nagu minema mingis mõttes, ja see on nüüd siis, et niimoodi saab mustast august midagi justkui välja tulla, aga see ei ole ka see, et ta päriselt tuleks sealt välja, nii et see on üks väga keeruline ja veider asi. aga füüsika on jah, mida rohkem õpid, seda veidramaks läheb, ma ütleks. nii, Tartu Annelinna Gümnaasiumil on küsimus. Mul on küsimus, miks kosmoses nagu meie planeet tiirleb, aga nagu miks meie planeet tiirleb üldse? miks ta tiirleb? no põhimõtteliselt ega miski teda tiirlema lükanud ei ole, kui sa seda mõtled, aga kuidas planeedid tekivad, on üldse see, et mingisugune ainepundar nii-öelda jääb järjest üksteisega kokku ja enne kõik need osakesed kuidagi liikusid, kuskilt tuli, neil kõigil oli mingisugune kiirus ja asi sees. ja see planeedi liikumine ongi põhimõtteliselt selle nagu tulemus või selle nagu keskmine mingis mõttes, see keerlemine. ja kuigi tundub, et see et palju veidram oleks see, kui ta oleks ju paigal tegelikult, siis kõik need asjad oleksid pidanud täpselt üksteist ära nullima niimoodi, et mitte miski ei liigu, sest mäletate, kosmoses asjad iseenesest nagu eriti seisma ei jää, sest õhk teda ei takista, onju. nii et see liikumine, mis justkui on, kui näiteks, kaks osakest tulevad ja põrkavad täpselt, liiguvad üksteisele vastamisi, siis nad saavad jääda, kui nad täpselt sama rasked, sama kiirusega liikusid, siis nad saavad jääda seisma. aga muidu, kui näiteks üks oli natuke raskem või natukene kiirem, liiguvad kokku, siis nad mõlemad hakkavad lihtsalt koos liikuma sellega, kes oli kiirem või raskem siis. ja niimoodi lõpuks mingisugune keskmine sulle jääb, mis siis tekitab selle liikumise põhimõtteliselt. aga see on veider küll minu arust, et enamik planeete keerlevad samapidi, aga on ka erandeid. Ma mõtlen, mis see meie päikesesüsteemis oli miski küll, mis liikus ka teistpidi siis nii-öelda. et idee poolest see ei ole nagu siis päris kindlaks määratud. ja tere. Aga kui panna auto ja auto peale magneti ja siia magneti, kas auto hakkab liiguma? oleneb, kui tugev sul magnet on. sul peab olema väga tugev magnet. idee poolest sa ei pea isegi auto peale magnetit panema, auto ise on piisavalt küll selline, et kui sa teda tugeva magnetiga tõmbad, siis ta saab liikuda küll. ja tegelikult seal auto lammutuskohtades ongi ju sellised hästi suured magnetid, mis sa paned kraanaga auto peale. Need on veel sellised magnetid, mida sa saad kinni ja käima lülitada, elektromagnetid siis. kui sa paned sinna elektrivoolu sisse, siis auto jääb sinna kinni, tõstad selle teise kohta, lased lahti. ma mõtlen nagu väikese mänguauto. mänguauto. idee poolest küll, jah, muidugi sa saad niimoodi liikuma ta. miks mitte, aga siis ta liigubki sinu magnetini, sa peaksid suutma seda magnetit edasi liigutada täpselt õigel kaugusel kogu aeg, et see niimoodi pidevalt liiguks, aga muidu küll, jah. miks mitte? ma mõtlesin jah, suurt autot, ma mõtlesin, et tavalise mängumagnetiga vist suurt autot liikuma väga hästi ei saa, sa peaks ikka väga tugev olema, sa peaksid ise ka väga tugev olema. kuulge, aga meil on tegelikult juba linnulennult 50 minutit läinud. Teeme, et on siis viimane küsimus ja siis tõmbame otsa kokku, jah? Et kas tähed ka siis kosmoses liiguvad või ei? Tähed ka liiguvad, jah. Tähed liiguvad, eriti maa suhtes kindlasti, aga nad on jällegi, taevas on nad põhimõtteliselt sama koha peal, sellepärast et nad on nii kaugel, et see liikumine meie vaatest eriti nagu midagi ei tähenda. Et kui sa mõtled ka, kui näiteks lennuk lendab taevas, siis sa tead küll, et lennuk lendab hästi kiiresti, eks, aga taevas tundub, et ta liigub üpris aeglaselt, onju. ja kui täht on veel palju kaugemal, siis isegi kui ta meie suhtes kuidagi liigub, siis see
paistab ikkagi väga vähe kuidagi üldse silma meile. Vot, aga meil ongi Pühajärve juba kirjutab, et nemad juba peavadki lahkuma. Et ma arvan, tõmbame siit ka otsa kokku ja näeme, kellega näeme. Oleme vist enam-vähem saanud kokku lepitud küll kõigiga ja head uurimist teile. Kui kellelgi on veel mingi küsimus, mis tahab kindlasti vastust, siis kirjutage mulle. Ja toredat päeva teile. Head aega! Head aega! Head aega! Head aega!